Kui tavaliselt käime me metsas ikkagi pigem sügiseti ja seeni korjamas, siis praegu jaanuari keskpaigas oleme me tulnud metsa, et seeni istutama hakata. Kõigil inimestel on võimalik oma metsatukkadesse, kui on kasemetsa olemas, siis selline tšaga ehk siis must pässik eesti keeles kasvama panna. See on siis meditsiiniline seen, mida siis väga palju on rahvameditsiinis läbi aastasadade kasutatud. Venemaas Kanadani välja ja loomulikult ka Eestis. Aasias teda peetakse siis seente kuningaks, king of the mushrooms. Ja miks ta on kuningas, on see, et on teada olevat siis ainukene seen, mis sisaldab üle 200 bioaktiivse aine. Et farmaatsiatööstus ütleb tema kohta niimoodi, et ükskõik, mida neil vaja on, tšaga seest nad seda saavad. Vanasti tehti sellest asjast kohvi. Kas ta siis toimib sellise ergutina ka? Ja näiteks mina olen kuulnud peale sõda 50-ndatel Soomes, siis kui kohvi saada ei olnud, siis soomlased hakkasid seda jahvatama ja kohvi tegema. Eesti kohta ma tean, et on rohkem ikkagi teed tehtud. Ta põhimõtteliselt siis käibki nii, et te riivite või jahvatate selle kuidagi, eks ole, ära ja siis teete sellest eeksili. Kui palju seda sinna sisse läheb või kui palju, mitu pudelit? Ühe pudeli sisse läheb 150 grammi. See konkreetne isend, see on nüüd ära kuivatatud. No tal kaal on selline 4 kilo midagi, et siit ikka natukene need pudelid saab. Aga teda ikka läheb päris palju. Teda peab ikka töötlema, et kui ma siit küljest murran omale tükikese, siis see mind kuidagi tervemaks ei tee. Ei, see sind tervemaks ei tee, aga ka haigemaks ei tee. Pealt poolt nagu väga ei tahaks hammustada, aga siit seest poolt on täitsa ilus. Ma võin korra proovida, kas ma saan siit kuskilt äkki siit kätte. See oligi. Kuidas maitse on? Ei ole väga hea. No ma arvan, et kui sa head maitset tahad, siis on mõistlikum seda sama eliksiiri juua. Siuke kuivanud kase maitse. Palun? No ega ta ilus välja ei näe, ta on siuke kohvi moodi tegelikult natuke, jah. Ta on selline tummine, jah. Aga nagu me kontoris ütleme, tšaga. Tšaga, no nii. Ta on kindlasti parem kui toormaterjal. Kindlasti. Kogu see protsess, mis on metsas käib, on võimalik see seen siis panna kasvama selliste tüüblitega. Need on siis mööblitüüblid, need on steriliseeritud autoklaavis ja siia peale on pandud elama Viljandimaalt saadetud tšaga. See on siis Belgia laboris, Mütseelia laboris on sellest tehtud siis mütseel ehk seeneniidistik ja kõigil metsaomanikel ongi siis võimalik puurides kasepuu sisse väikene augukene, panna see tüübel sinna sisse ja umbes 3, 4, 5 aasta pärast hakkab selline mügarik sealt välja kasvama ja ühel hetkel saab selle puu küljest ära võtta ja siis sellest eliksiiri teha või endale teed teha. Siin on nüüd selline imeline pisikene kaasik, kust meie valime ühe puu välja, kuhu me hakkame neid tüübleid siis sisse puurima. No Hardi, kas on vahet, millise me võtame? Ütelge, milline see kõige ilusam ja parem on. Ja, no see ongi siin selline 10 sentimeetrit, et see on tõeline minimaalne mõõt, et ta võiks sellest isegi natuke jämedam olla. See on meil natuke parem. Et see selline 15, see on juba väga hea ja sellest saab eleripuu. Hurraa! Ma saan kohe isikliku puu, ikka väga kasulik. Aga teil on lausa siuke tööriista kohver kaasas, jah? Ega see midagi erilist ei ole. Trell ja aamer ja pookevaha. No ikka iga päev üks asjaga metsas ei käi, ma kujutan ette. Jah, sellisega ei käi. Aga see istutamine hakkab siis niimoodi, et umbes natukene kõrgemalt kui põlv. No sõltub muidugi inimesest ka. Ja. Puurid siis 4,5 sentimeetri sügavuse augu. Nii. Siia läheb üks tüübel. Paned siia niimoodi, siis sul on vaja haamrit ja koputad selle tüübli sisse. Ja nüüd on 15 aastat oodata? Ei, vara veel. Ja siia peale läheb ka siis selline pookevaha, kõige tavalisem haavavaha või pookevaha, natukene tema kaitseks. Panna seda peale ja kõik. Nii, see on nüüd üks tüübel. Aga ühe puu siis ei mahub rohkem? Ja, et keskmiselt siis 4-7 tüüblit. Kaskede külge me nüüd neid tüübleid mutkoga puurisime. No kui suur tšaga või pässiku fänn te ise olete? On teil siin kõik kaset täis pandud neid? Eks ma olen elus neid musti pässikud siin metsas rabas jalutades kindlasti ka varem näinud, aga ma ei tulnud küll selle peale, et see selline tore väärtus on. Olete te ise seda eliksiiri või tõmmist või teed või kohvi või mida iganes sellest teha saab juba joonud, proovinud ka?
ma olen joonud seda eliksiiri, jah, ma olen seda proovinud ja tõepoolest ta annab sellise väga mõnusa herksa toime, et kõik teeb sellised olemised lahti ja paneb aju tööle, et ma olen ka proovinud nii-öelda seda teed teha, et oleme võtnud metsast ühe sellise pässiku ja siis selle ära hakkinud, nii nagu vanasti tehti ja siis sellest teetõmmisid teinud ja ka see annab sellist mõnusat herksat tunnet. Kas tal on ka sellised meditsiinilised kinnitused, võtad pa mingi haigusega ära või on ta mõjub pigem nagu selline? Ei, selliseid kinnitusi ei ole. Lihtsalt temas on meeletult palju erinevaid aineid, aga rahvameditsiinis on teda aastasadu kasutatud erinevate haiguste ennetamiseks. Aga mis on tema teada tuntud omadus on see, et ta ergutab siis immuunsüsteemi. No te olete juba natuke aega selle asjaga siin Eestimaal tegelenud. Kui populaarne ta on? Kas inimesed jooksevad tormi teile, et tulge tüüblitega meie juurde või kuidas ta käib? No meil on juba tegelikult lepingud siis sõlmitud 104 kasvatajaga tänase seisuga, kes on hakanud kasvatama. Võid siia juba panna? Torkame selle. Oota, vahet on ka, mis pidi või ma ei ole sellel mingit vahet ja nüüd pead haamri võtma ja siis koputad sisse. Ei ära niimoodi. Nüüd löö haamriga. Nii. Anna andaks, kui ma sulle nüüd vastu sõrmele. Ja täitsa sisse ära. Täitsa sisse puu koorega tasa või isegi puidupinnaga tasa. Vast käib ka. No see võtab ikka terve päeva ära, sest et kui üks metsaomanik nüüd hakkab panema, siis ta paneb neid siia sadule. Kui me nüüd oleme need paigaldusi teinud, kahekesi sellise mõnusa tempoga pannes, kui asi on juba käppas, selline 1500 tüüblit paneb päevas ära. No kui seent saab nii lihtsasti istutada, maja seent saab ka naabrile nii lihtsalt istutada, kui ta nii lihtne kõik ei ole, lihtsalt pässiku istutamine on niimoodi ja sellist meetodit on siis Jaapanis peale sõda juba harrastatud, 50-ndatel hakkas siis pihta ja nüüd see on siis lõpuks ka Eestisse jõudnud. Soomlased on aastast 2010 kasvandusi rajanud ja nüüd siis eelmise aasta lõpus ka Eestis esimesed kasvandused. No see nõuab ikka väga suurt kannatust, siis ma saan aru, et 5 aastat pead ootama, et midagi tuleks ja siis ei tule ka siuke. Ja tavainimesel on see kannatus, aga 5 aastat metsamajanduses on väga-väga kiire aeg. No aga selline 5 aastaga ei kasva, eks ole? Selline ei kasva, et see isend on selline, ma saan ainult eeldada, et ta võib olla selline 15–20 aastat kasvanud, aga ta on ka võimas. Eks me siis peame siin 3-4 aasta pärast tagasi tulema ja vaatama, kas hakkasid kasekäs nad kasvama või ei hakanud.